Kodanikuühiskonna podcasti seekordse episoodi oleme salvestanud septembrikuu lõpus Rakveres, kus toimus Lääne-Virumaa noortepäev, mille korraldas Lääne-Viru omavalitsuste liit ja kus oli aktiivne roll vabaühenduste konsultandil Kristina Nurmetalul ja Kodanikuühiskonna sihtkapital lõi ka kaasa. Rakvere eragümnaasiumisse oli kogunenud aulajagu noori, et panna pead kokku ja rääkida sellest, mis neid kõige rohkem puudutab, muret teeb või rõõmu valmistab ning milles nad sooviksid ühiskonnas laiemalt kaasa rääkida. Jutu tegime nii noorte endiga, aga ka noortega tegelevate inimestega. Ja alustasime KÜSK-i projektijuhist Liana Liivsonist, kes seisab hea selle eest, et Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti maksumaksja ühiselt rahastatud projekt, mille eesmärk on kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine läbi laste ja noorte suurema kaasamise ja aktiivsuse kasvu, oleks ilusti ellu viidud. Miks aga on vaja lapsi ja noori kodanikuühiskonda kaasata ja osalema kutsuda? Liana Liivson. Lapsi ja noori on vaja kodanikuühiskonda kaasata, sest ainult laste ja noorte kaasamise kaudu tagame me kodanikuühiskonna jätkusuutlikkuse. Et kui me ei küsi noorte käest, mis nad tahavad praegu, siis nende jaoks me ei ehita tulevikku. Kuidas sulle tundub, kas see laste ja noortega arvestamine nagu sinu enda kogemuse põhjal, teatavasti sa oled väga kogenud kultuuritöötaja ja noortega palju kokku puutunud ja tegelenud, et kuidas sinu arvates Eestis noor ennast tunneb? Kas tal on kõik võimalused olla kaasatud? Kas ta teab seda, et ta võib iseennast puudutavates asjades kaasa rääkida? Kas ta oskab kuskile pöörduda? Või me peame ikkagi mõtlema niimoodi, et selleks peab olema täiskasvanu, kes praegu teda kättpidi sinna juhatab? Kindlasti on vaja suunamist, et sellises vanuses noor võib-olla ei tule lihtsate lahenduste peale, et mille kaudu ta tegelikult saab olla osake kodanikuühiskonnast. Et kas või see, et ta juba 16-aastaselt saab valida ja siis sellega tegelikult annab ju väga otseselt panuse kodanikuühiskonda ja sellest, milline on Eesti tulevik. See on väga selles suhtes kindlasti asi, millega peab kogu aeg neile seda meelde tuletama, rääkima, et noortel on palju ühe taldriku peal, et nad tegelevad paljude asjadega, need teemad, mis nendelt oodatakse, seda on nii palju, et tihtilugu see nii-öelda kogukonnas kaasa rääkimine ja kogukonna liikmena juba varakult alustamine, kas või sellega, et sa külaselt siis aitad näiteks toole tõsta, juba kui sa oled laps, koos emaga lähed kaasa ja tulevikus järjest kasvab sinu roll näiteks külaselt, siis et seda nad tegelikult ei oska võib-olla esialgu märgata, kui ühe olulise osana kodanikuühiskonnas olemisel. Sa oled täna siin üritusel ka viibinud Rakveres, siin on hästi palju noori kohal, nad on aktiivselt kuulanud neid koolitusi, neid teadmisi, omavahel grupitööd teinud. Kas nende silmis on näha seda sädet, et jah, ma tahan iseennast puudutavates asjades kaasa rääkida, ma soovin olla aktiivne ühiskonna kodanik? Ma tahaks loota, et see säde on seal näha, et kindlasti seda kaasa mõtlemist ma küll nägin, aga ma arvan, et selle sündmusega me saamegi andagi sellise väikese tõuke, et sellest väikesest teadmisest, et mina ka saan kaasa rääkida, et minu arvamus on oluline, et sellest veereb edasi siis midagi sellist, mille põhjal võib tõesti öelda, et noored kujundavad meie tulevikku ja on selle tugevalt enda südameasjaks ka ise võtnud. Mu nimi on Karmen Kose, ma õpin Rakvere eragümnaasiumis 12. klassis. Ma olen Marko Sudarinen, ma olen Rakvere eragümnaasiumi 12. klassist ja ma olen isegi nendel noortepäevadel varem olnud.
Minu küsimus ongi siis selles, et kuidas teile tundub, kui palju Eesti noor, siis keskkoolinoor, nagu teie olete, saab rääkida kaasa ennast puudutavates asjades Eesti ühiskonnas ja olla osaline selles, mis teda ennast puudutab? No tegelikult meil antakse palju võimalusi, et me saaks osaleda kõigis asjades, et me saaks muuta asju, mida me ise muuta tahame. Aga on ka halb see, et meil ainult räägitakse, et me võime osaleda, me võime muuta midagi, aga samas meil ei lasta seda teha. Ja see on nagu hea, et toimuvad sellised üritused, kus me reaalselt saame arutada oma probleemide üle ja leida lahendusi ja muuta midagi. Aga mis on see, mida te tahaksite muuta? Et meie sugust oleks rohkem sõnaõigust, et ei ole ainult see, et meile lubatakse, me võime öelda midagi ja näiteks kooliprobleemid, kui meil küsitakse, et näiteks sööklas on mingi probleemid või kool on väike või midagi. Meil küsitakse, me ütleme, aga midagi ei muudeta ja nagu, mis mõtled, me üldse räägime siis midagi. Aga nüüd, kui me saime seal paberile kirjutada neid probleeme, siis mul on tunne, et nad nüüd võtavad meid reaalselt nagu kuuldale. Et nad lõpuks kuulavad ka meid. Nii et need asjad, mida te ikkagi tahaksite muuta või milles kaasa rääkida, on need asjad, mis on teile nagu kõige lähemal, nagu kool, kodulinn, võib-olla see asum, kus te elate, et need asjad, et te praegu ei mõtle veel sellele, et kuidas muuta, ma ei tea, Eesti poliitikas midagi või noorsootöö seaduses või midagi niisugust. Meil küsitakse sellist asju, aga seda me niikuinii praegu muuta, siis on pigem räägiks sellest, et mida me saaks koolis paremini muuta või just Rakveres paremini muuta noorte jaoks või väikeste jaoks või isegi suuremate inimeste jaoks. Võimalusi kindlasti selles suhtes, et ma arvan, et kõige rohkem piirab seda, et mis noor ise sellest saab, kui ta pingutab nii palju ja tema jaoks võib-olla see kasum on nii väike. Näiteks minu arust võiks olla Lääne-Virumaal üks suur kõrghariduskeskus. Selleks, et inimesed, eriti noored, siit välja ei koliks ja neil oleks põhjust kas siia tulla ja äkki see arendaks edasi ka meie majandust Lääne-Virumaal, oleks rohkem töökohti, inimesed tahaksid Lääne-Virumaal edasi elada. Praegu mina näen seda, et paljud kolivad välja, lähevad Tallinnasse, Tartu ja nad jäävadki sinna, et neid ei kutsu midagi tagasi. Kes peaks olema see, kes lapsi ja noori enne kõike siis kaasab, sest selge on see, et kui ütleme, et varasemas kooliaas ju lapsed seda ei oska ise teha, võib-olla ei oska isegi tahta. Teie olete nüüd selles eas, juba teate ise, et teil peab olema sõnaõigus, te peate saama kuskil kaasa rääkida. Aga eks juhendajat on ikkagi vaja, et kui palju siis need täiskasvanud, kes teie elus selles koolitees või selles noore ea elukaares läbi käivad, teid kaasavad ja kes see peaks olema? Kas see peab olema lapsevanem? Kas see peab olema õpetaja? Kas see peab olema mingi huvijuht? Kohalik omavalitsus? Kes? No mina näen seda niimoodi, et see oleneb kõik ise noorest. Oleneb, kas tuleb rääkima näiteks koolidirektor või juhtkond, et mida nad tahavad edasi arendada koolis või siis tuleb rääkima volikogus keegi, et tahavad arendada linna või valda edasi. Et see oleneb täiesti noorest. Näiteks ma olen käinud ise ettevõtluspäevadel ja nende noortepäevadel igal pool mujal. On tulnud vallainimesed, on tulnud kooliinimesed, et see täiesti oleneb noorest, mida tema saavutada tahab. Kuidas sulle tundub? Ma arvaks seda, et just võiks rohkem kaasata alates 8. klassist juba õpilasi selles, et midagi muud. Et pigem on see, et koolis direktor või õpetajad räägivad sellest, räägid kodus vanematele, nad nagu juhetavad sellele teele, et et mine, nagu räägi, tegutse ja siis võiks olla rohkem selliseid üritusi, kus me reaalselt teeme selliseid asju, me muudame ja siis kõik on juba palju parem. Kuidas teile tundub, kas Eestis on neid noorteorganisatsioone piisavalt, millega liituda ja mille raames midagi teha ja midagi muuta? Või peab noor ise endale oma läheduses selle tegevusraamistiku nagu ise välja mõtlema? Nii palju, kui mina olen märganud, siis neid on selliseid kohti on suhteliselt vähe, et noored kas ise loovad või on need täiskasvanud, kes tahavad noori aidata ja aitavad neil luua. Aga mina olen neid suhteliselt vähe märganud ja võiks tegelikult palju rohkem olla, siis oleks kõik ju palju parem ja oleks palju rohkem noori, kes selles kõigeks osaleks.
kui olen 12. klassis, mul on juba äkki olen liiga vana juba, et kõike midagi muuta, siis ma pean juba mõtlema teistele asjadele, et sellest ma räägingi, et võiks juba noorest peale rohkem alustada sellistest asjadest, et kaasa tuua rohkem neid nooremaid. Neid organisatsioone on küll, lihtsalt erinevatel organisatsioonidel on erinevad eesmärgid ja siis tuleb leida see õige, millel on sama eesmärk kui sinul. Ja mõni äkki leiab mingi vale organisatsiooni ja mõtlebki, et see ei ole mulle ja lõpetab üldse selle tegevuse nagu mitte kas igaveseks, vaid hetkeliseks ajaks. Ja äkki ongi mõni väiksem organisatsioon, mis sobibki just mõnele noorele paremini, aga lihtsalt ei ole nii palju kajastatud seda ja noor ei leia võimalust seal osa võtta ja teha seda, mis nagu teda huvitab. Jätkame kodanikuühiskonna podcasti seekordse episoodiga, mis räägib laste ja noorte suuremast kaasatusest kodanikuühiskonda, mis on salvestatud septembrikuu lõpus Rakveres Lääne-Virumaa noortepäeval. Minu nimi on Roger Tibar ja hetkel siis koolitan siin olevaid noortejuhendajaid ja tausta poole pealt olen siis endine Eesti Noorteühenduste Liidu juht ja ka endine Haridus- ja Noorteameti valdkonna juht. Mina väga suure noorte kaasamise ja omaalgatuse fännina näen, et piisav ei ole ta kindlasti, sest et hetkel meil ei ole veel igas omavalitsuses sellist noorte omaalgatuslikku fondi, kus noor saaks taotleda raha või on need väga üksikutel aastatel või perioodidel. Õnneks meil on olemas riigi tasandil erinevaid fonde, kus noor saab taotleda, aga seal jääb tihtipeale puudu ka noore kas võimekusest või teadlikkusest, et sellised fondid on olemas. Ja piirkonniti Eestis meil on sellega väga erinevad lood, sest et piirkonniti, kus on ka rohkem võimekust palgata kas noorsootöötajaid või teisi noortega töötavaid inimesi, siis seal tahes-tahtmata nooreni liigub info rohkem ja seal on ka võimekust toetada seda noort rohkem osalemaks kodanikuühiskonnas. Piirkonnas, kus on näiteks ainult poole kohaga noorsootöötaja noortekeskuses, kellel ei ole võib-olla aegagi kõigile noortele võrdselt tähelepanu pöörata, siis me ei saa rääkida seal ka väga tugevast noorte omaalgatuse edendamisest või ka kodanikuühiskonna edendamisest selle konteksti läbi, et seal oleks väga tugev MTÜ-de noorteorganisatsioonide võrgustik. Ma arvan, et me oleme viimase 5-10 aastaga teinud suure hüppe ja kindlasti seal on ka suur panus noorte katusorganisatsioonil, kes utitab noori osalemaks noorteorganisatsioonides. Aga ma arvan, et noorteorganisatsioon kui selline ei pruugi olla nii seksikas enam, nagu ta oli 15-20 aastat tagasi. Et tänapäeval ikkagi virtuaalne osalus ja seal oma hääle kuuldavaks tegemine, kas läbi Redditi keskkonna, Discordi keskkonna või lihtsalt Facebooki kommentaariumis on palju popim. Aga kuidas sõnastada üldse seda eesmärki, et miks me tahame, et inimesed, me oleme ju vabade, võrdsete indiviidide ühiskond, kus me peame austama inimeste enda vaba tahet, nii nagu öeldakse, et kogukond ei saa olla kohustuslik, et sa saad ka valida, sa võid olla uinuv kogukond kuskil maakohas, sul on õigus oma naabrit mitte tunda, tähendab, ühiskonnas peab olema see kõik aksepteeritud, sest me ei taha ju seda kollektivismi, enam me ei taha seda, et kõik oleks kohustuslik, kõik peavad kuskile kuuluma, kõik peavad midagi arvama, kõik peavad midagi tegema. Mis on selle eesmärk, et meie lapsed ja noored osaleks, mõtleks kaasa, võtaks osa? Ma ise näen seda nii, et me ei taha, et vähesed privilegeeritud otsustaksid pidevalt enamuse eest, kel ei ole oskusi, teavet või julgust kaasa rääkida. Kas ei ole tahes-tahtmata nii? Me ei saa ideaalmaailma ilmselt mitte kunagi, nii et kõik kaasa räägiksid. Ja nagu sa ise ütlesid, siis kõik ei peagi kaasa rääkima. Küll aga need oskused, teadmised, laialdased siis pädevused ja julguse, ma arvan, see tuleb kodunt. See tuleb esimestest kogemustest, et inimene tunneks mingigi valdkonna vastu huvi ja tahaks kaasa rääkida, sest et ka eeskujulik otsustaja teab, et otsust ei tehta enda või väikese seltskonnaga, vaid kaasates huvigruppe, kes seda valdkonda päriselt tunneb. Ehk siis ma arvan, et see eesmärk oleks kahepoolne. Ühepoolne on see, et otsustaja ei tohiks selgratunnetuse järgi otsuseid teha ja rohkem aja võtmine, et huvigruppe kaasata peaks olema eesmärk siis peamiselt avalikus sektoris. Ja teisalt võimalikult varajases eas inimesele positiivse kogemuse andmine kaasumaks protsessidele, et ta ei julgeks tulevikus ka suu lahti teha, kui talt küsitakse.
sest läbi selle ma näen, et me kasvatame kodanikuühiskonda, kus inimene, kui tal huvi tuleb, siis see oleks nagu hop-off buss. Tal tekib huvi ja soov, ta räägib kaasa perioodi, pool aastat, aasta, võib-olla rohkem, ja siis ta tegeleb muude asjadega või endaga edasi. Aga ta teab, et tal on alati võimalus ja teda võetakse alati kuulda, kui tal on see varasem kogemus olemas. Olen Eliis Mätas, tegutsen igapäevaselt tugispetsialistina, aga täna siin hetkel olen noorte saatja, kuna olen ise noorte valdkonnas ja noorsootöös aastaid tegutsenud. Ja praegu töötad Simuna koolis? Ja praegu töötan Simuna koolis, täpselt. Kuidas sulle tundub, kui huvilised või huvitatud meie praegused noored, siis koolinoored ennekõike, on, et lüüa kaasa neid puudutavates otsustes, et võtta sõna, et olla võib-olla aktiivsed kodanikud, et osaleda noorteorganisatsioonide töös või ka oma kooli piires või asula või küla piires rääkida kaasa ja teha midagi? Otse ja ausalt öeldes, siis noored on väga vähe aktiivsed ja ei ole seda huvi väga palju. Põhjuseid on väga palju erinevaid ja kõik piirkonnad on ka sellest erinevad, et on piirkondi, kus noorte seas on see populaarne, kus nad julgevad avaldada oma arvamust ja kus tegelikult ka küsitakse nende arvamust. Mina paraku hetkeseisuga olen piirkonnas, kus noortel seda julgust väga palju ei ole ja tundub, et see ei ole ka väga populaarne nende seas. Et kahjuks hetkel olles ka ise noor ja väga pikki aastaid noorte osalusmaastikul tegutsenud, pean tõdema, et on noori, kes tegelikkuses täna on vähemuses, keda huvitab nende keskkond, huvitab siis kaasa rääkimine erinevatel tasanditel, aga kahjuks on veel ka väga palju noori, kelleni ei ole jõudnud need teemad. Kuidas sulle tundub, et kas see, et sa näed sellist passiivsust või seda, et noored ei taha või ei oska või suuda kaasa rääkida või kaasa tegutseda nagu sellel nii-öelda siis vabakonnamaastikul, et ma ei tahaks öelda, et kes on süüdi, seda oleks võib-olla kõige lihtsam küsida, aga et kas, kuna noored ju ei pruugi ise üldse osata teada ja tahta, siis ikkagi kus on see puudujääk, miks see nii on ja kes on need täiskasvanud, kes on jätnud siis midagi tegemata? Mina isiklikult arvan, et see kõik tuleb eelkõige kodust ja see tuleb sellest keskkonnast, mis noorte ümber on. Ehk siis number 1, kodu, et kui juba kodus lastakse noortel valida, kui kodus küsitakse noorte arvamust, siis nad on palju julgemad, avatumad ka lasteaias, koolis ja sealt tuleb see järgmine tasand. Lasteaed, kool, noortekeskus, kui seal on targad noorte sõbralikud juhendajad, õpetajad, kes teavad ja oskavad taaskord küsida nende nõu, abi, arvamust, siis niimoodi vaikselt kasvatades ja niimoodi vaikselt suunates me saame luua seda ühiskonda, kus noored päriselt julgevad kaasa rääkida, päriselt julgevad küsida, oma arvamust avaldada. Milline see ideaalne olukord siis oleks, et kuidas see elu Simunas välja näeks, juhul kui need noored oleksid osalised, ise aktiivsed ja loomulikult ka täiskasvanute poolt kaasatud? Ideaalmaastik on selline, et kõik probleemid, lahendused, millega praegu noored ainult pinguvad, virisevad, nad julgevad leida ka ise, olla loomingulised, leida lahendusi ja neid välja pakkuda. Meil tegelikult on ka paar erakordselt näidet selles osas, aga nagu ma ütlesin, paar ja seda viimaste aastate lõikes ainult, et ei ole olnud varasemalt, loodetavasti tulevikus tuleb juurde. Aga lisaks õpilaseinusele näiteks, kus õpilased saaksid palju korda teha, lisaks kogukonnale. Tegelikkuses minu arvates ideaalpildis võiksid olla ka noortevolikogud, läbi mille saaks vallas teha olukorda palju paremaks, noored saaksid anda siis valla otsustajatele nõu, mida võiks parem teha, et noor tahaks päriselt oma kodukohta tagasi tulla. Sealt juba järgmine tase noortekogu maakonna tasandil, et kõik maakonna noored saaksid omavahel koostööd teha, maakonda paremaks muuta päriselt. Ja siis loomulikult on meil Eesti Noorteühenduste Liit, kes siis riigi tasandil seda kõike meil ajab, on ju. Et see oleks ideaal, kus need kõik tasandid võiksid olla, kõikidel tasanditel võiks siis toimuda päriselt ka see sisuline töö, et noored julgevad oma arvamust avaldada, nad näevad,
kas siis, kui me räägime Simuna koolist, et siis ka Simuna koolis noored ütlevad, et vot see asi on halvasti, aga meil on need lahendused, et niimoodi me arvame, et võiksime seda asja parandada. Meil on avatud juhendajad, õpetajad, direktorid ja kõik teised täiskasvanud, ka noorsootöötajad, kes ei materda noorte mõtteid maha. Nad ütlevad, et jah, võib-olla on siit-sealt vaja natukene kohandada, mudida, aga see on tehtav. Mis on see, mis teda praegu takistab? See on väga hea küsimus. Ma ise tooksingi selle teadmiste piiratuse sisse, et tegelikkuses noored ei tea ja isegi kui nad teavad, siis neil ei ole seda oskust kusagilt alustada. Ja päris alguses, isegi kui me ütleme talle, et nii, nüüd sa lähed vallavanema juurde, ütled seda, sellest ei aita, sest tal ei ole julgust, mis mõttes ma lähen vallavanema juurde. Et siin ma ütleksingi, et kõigepealt jah, meil on vaja teadlikkust tõsta. Selle teadlikkuse tõstmisega me peame rääkima ka detailsemalt sellest, et kuidas seda teha, mis on need oskused. Loomulikult rõhutama sellele, et mina täiskasvanuna olen sinu kõrval. Kui sul on mingid küsimusi, on sul muresid, probleeme, ei ole julgust, tule räägi minuga. Me leiame kõigele lahenduse. Ja loomulikult lõpuks see, et noor leiab päriselt selle julguse endas, et rääkida. Kodanikuühiskonna taskuhäälingu selles episoodis oli jutuks noorte suurem kaasamine kodanikuühiskonda ja seda seetõttu, et KÜSK veab eest projekti, mis tegelebki kodanikuühiskonna mõju suurendamise ja arengut toetamisega läbi noorte ja laste suurema kaasatuse. Seda projekti finantseerib Euroopa Liit läbi Euroopa Sotsiaalfondi 70% ulatuses ja Eesti riik 30%. Salvestused olid tehtud Rakvere Eragümnaasiumis 25. septembril toimunud Lääne-Virumaa noortepäeval ja mikrofoni ees olid KÜSK-i projektijuht Liana Liivson, Rakvere Eragümnaasiumi abituriendid Karmen Kose ja Marko Sudarinen, siis pika kogemusega noorte töö eestvedaja Roger Tibar ja noorte saatja Simuna koolist Eliis Mätas. Sellega paneme tänaseks meie taskuhäälingu episoodile ka punkti ja kui hästi läheb, siis kuuleme taas.